Väga ilus ilm on. Pühapäeva õhtu. Ja võtame võrgud üles, laseme sisse, sellepärast meil on, ma ei tea, kas te näete või ei näe, aga siin on sõjaväe lasketiir kohe siit paarsada meetrit siiapoole. Ja seal ta lõpeb. Ja kui nad lasevad hommikul 8 õhtuni, siis tööpäevadel ei või võrku olla, sa saad räige trahvi. Aga seal on just siuke kivine ja värgine, kus on kala. Vaat. Nii on lood. Aga ma nüüd täpselt ei mäleta, mida te ütlesite, kas ma võin süüa ilme ajal või või. Aga noh, arvestada seda, et ma olen 5 üleval. Mul on 40 kilo kala ära tehtud, fileed, ära suitsetatud, ära pakitud. Nüüd on kell 5. Nüüd lähen võrku võtma. Mul on kusjuures kala ära ka viidud juba. Nüüd on kell 5, lähen võrku võtma. Ja siis, kui sellega valmis olen, siis lähen koju kala praadima, sest kolmapäeval tulevad inimesed püüdma. Me läheme, need tahavad laevaga minna püüdma ja sellega Laisamäe kalapüüki teha. Aga lõhe on ikka täiesti crazy, ütleme nii. Et pühapäeval või laupäeval olid ju lõhevõistlused. Ma panen nüüd mõned pildid ülesse ka, mis saad. Meie olime Laisamäe kalapüügi peal, nagu te nägite, et kes mul siin oli. Keegi viitsi seda lõhe taga ajada, see lõhepüük on raske, aga no ütleme jooma joores, kui palju seda planklõhe, see on vist ajaloo kõige kõvem algus olnud üldse. Märtsis võeti ju 60 planklõhe välja, arvestades seda, et turistidele hakati alles müüma lubasid ju. Turistidele hakati lubasid müüma alles 1. aprill mõne tsooni peale ja mõne tsooni peale hakatakse müüma alles 16. aprill. Ja mõne tsooni peale müüdi juba 1. märts. Aga need on siuksed tsoonid, kus kala ei ole. Sinna kala jõuab alles aprilli keskel. Aga noh, kui sa oled turist ja ei tea seda, siis suurt vahet ei ole. Ostad oma tsooni omale pileti ja müüd või püüad. Aga kala sa sealt ei saa, sellepärast ongi giidi vähe. Niimoodi me läheme siin munade mees. Aga seal on laid, vaata, me ei saa laiust üle. Sellepärast nii hilja pidimegi tulema. Aga selge, ma hoian patareid, meil on vaja võrgud üles võtta ja võrku panna. Tuleb siuke suurem päev. Aga nüüd, kui ma mainisin, mul on vaja 10 kilo kala veel ära praadida, marinaadi panna õhtul. Et siis kolmapäeval oleks, kes tulevad nädalaks püüdma, et neil saavad midagi head ja paremat proovida. Oot. Ja oot. Ja kirjutage, kas ma võin süüa, siis õuna või me mäletan. Nii kiire on kogu aeg. Läheb meelest ära. Vot. Aga ma panen siis, kui ma hakkan võrku võtma. Sest ma aitan teda praegu, kuna tal on õlg haige ja ma olen kõige noorem kalur kala selles village'is või külas. Ja siis need on tegelikult tema võrgud, mul võrke siin sees ja et mul ei ole praegu võrkudega aega üldse tegeleda, sest inimesed käivad ju top-hooaega. Juba järgmisse aastasse pukivad inimesed, kes tahavad tulla, no loodetavasti tahavad lõhe püüdma tulla. Sest ma tahaks ise ka hullult lõhe püüda, aga pole aega. Ja kui inimesed, kes tulevad, ei taha seda püüda, siis ma ei saa ju vahelt minna püüdma, aga järgmised 1,5 kuud on ikka väga kuum lõhepüügi aeg, just planklõhe. Proovime siit otse minna kohe. Muidu me peaks sealt ringi minema. Aga lähme ikkagi ringiga, seepärast siin on nagu näha, pole üldse vett.
ma söön kiiresti ära, sest ei pea kobisema. Mul on kõht tühi. Ameerika paradiis. Ameerika paradiis. Suvel saad siia nurga taha tulla teegiga. Ma olen vist rääkinud juba mitu korda, aga igaks juhuks ütlen veel, ma ei tea, kui arusaajad inimesed te seal Eestis olete. Oo, kus meri, jumala hea. Ma tunnen ikka ennast mere peal nagu kala vees. Suvel lähen Saarde, ma pole Saaremaal kunagi, ma olen käinud Saaremaal, aga ma olen kogu aeg nii täis olnud, ma ei mäleta muukigi. Ma ei tea, mäleta isegi, et ma seal käinud oleks, pärast räägitakse. Suvel lähen Saaremaale, oh my god. Ma pean ootama, millal Kuusemik sinna läheb, siis ta teeb konservid valmis ja siis ma lähen neid sööma sinna. Ilus, väga ilus, vaadake. Kädeged, näed siia, vana kalur pani siia poi, näed. Siis me teame, kuidas missioon pidi sisse sõita. Nii et kõik on väga hästi. Kõik on hästi, mul on raha, mul on tervist, mida vaja. Väga vinge. Aga te näete, sittagi vett ei ole. Ja vaata, kui kaugel me kaldast tulnud oleme juba. Siin on laiud ja siin nende rennide laiude vahel see merikas tuleb, kivine on ka siin alguses. Ma ei näe üldse, kus ta võrgud pani. Tal on õlg haige, siis kasutatakse sihukest lenda ära nagu Taani kalurit, kes tuleb vanematele kaluritele appi, alati abi valmis, tubli ja abi valmis. Edasi küll, ütleme nii. Panime küll väikse mootori peale, aga see kahetaktiline. Okei. Volang, vi skal ud i. Volang, ja. Oho, kilomeetri jagu on vaja minna. Siis ma pean küll kaamera kinni panema, muidu jagu pärast patareid. Ja siis on sama teema, nagu on sellega. Nagu oli lõhega, pidin patareid vahetama hakkama. Aga mõrda vahel ei ole. Seal täpselt samamoodi tagapool, kui te näete, me sõidame sealt mööda. Sest me ei või ju merivarblast püüda, nad püüdsid muidu merivarblast. Kõik on lukku pandud. Ainukesed, kes süüa võivad, on kormoronid. Kaluritest on jumala pohhu, ütleme niimoodi. Kormoronidele on nagu Ina restoranis, söö ja situ ainult. Söö ja situ ja valikus on merivarblased ja angerid ja kõik. Neid ei tohi jumala eest puutuda. See, kuidas kalur elab, see on jumala savi. Need on kõik tühjad seal, need mõrravaiad, kõik on tühi. Muidu nad olid praegu merivarblane, see, mis meil võrgus oli, selle marja. Selle mari on ju hästi kallis. Seda püüti. Aga nüüd enam ei või. Kuna kormoron tahab süüa saada, terve selle ühe jõe on tühjaks söönd. Aga no kedagi ei huvita. Kaluritel lihtsalt öeldakse sealt valitsusest, et ei või püüda ja ongi korras. Peaasi, et kormoron süüa saaks.
Den er så. Sådan. Skal du nok have til den anden side af båden, for det står den vej ind her. Okay. Ja, det viser, at det er lidt. Hold nu kæft, mand. Var det også sidste gang her? Oh my god, ja. For helvede, der er så noget lort i. Det har jo ikke blæst for fanden. Jeg tror du rammer bare. Har det sidste gang var de herude i gården? Ja, ja. Samme sted? Ja, ja. Der kan jo ikke fiske i. Nej. De garn, de er stykker. Er de stykker? Ja. Ikke meget. Et søsjern. Hold nu kæft, mand. Tror du det er derfor, at det er østvind? Nå, det er dem pigvargaren, ja. Det er dem, der du fik af mig. Jo, de er blue. Det er 120 mm. Har du det? Du kan godt se, hvis det har været tom og garn, så vil du ikke have løftet dem op. Nej. Så de skal bare skære det. Ja, aldrig. Er vi kommet over på det? Nej. Det er stadigvæk sammen. Der er ikke noget bundet sammen der, vel? Jeg har ikke set. Det kan jo ikke være i en balje. Nej. Jeg tror det er en garn. Der er to sæt. Der er 2 stykker. Ja, vi skal låse op her, ikke også? Jo.
Du bare låser den op. Så. Nå, Og ja, det var fordi der ikke rigtig var noget. Jeg sætter bare. Jeg fortsætter bare. Det er lidt mindre herinde, hvor Hvad fanden? net synes jeg sådan. Ja, satan. Hvad her? Nå. Ja, det er du også det er at køre den af bunden. Det er Ja. det forbandet. Ja. Hold da kæft. Så vi gør bunden ren. Ja. Der er ingen krabber. Nej. Hvad jeg kan se. Nej, det er der ikke. Men der er noget andet. Det bliver spændende, hvordan vi kan få dem i landet. Det kan vi ikke. Hvad skal vi gøre så? Smide dem væk bare, eller hvad? Nej. Og nu kan vi lige se, for ellers så lader dem bare stå herude, og så tager jeg ud og få dem gjort klar til at få dem her. Hvordan? Ja, ved at få noget af vand at hælde fra og alt det der. Det hjælper alt sammen. Det er uroligt let, hvad det kan nå i. Ja. Men den har simpelthen renset på den for alt. Har du med? Ja da. Hvor meget? Det ved jeg sgu. Det kan jeg ikke have mere. Jeg kan ikke se den blå beholder endnu. My god. Skal jeg overtage den? Ja. Men du skal derover, tror jeg. Det er fordi, her, der kan jo ikke være med. Sitten näette kamlesta verkot. Står det fast? Nej. Og der er Nej, det kommer sgu der. Ja, det er enden. Nej, nu går vi bare over på det andet. det bliver i hvert fald. Det kan få det godt, venner. Hold nu kæft. Minä olen isät lisäksi.
Nüüd peaks see puhtaks. Det står fast. Det er ikke under båden nu. Nii. Nüüd te näete, millega me peame tegelema siin. Der kom du et rødt fedt og falde af. Damn. Jo. Hold nu kæft, hvor stort det var. Det er lidt sur last. Den står fast. Det var et hul. Så er det godt. Jeg kan ikke forstå, at jeg ikke kan se den anden. Men den kan selvfølgelig blive faldet af, eller et eller andet. Eller måske den er under vand. Ja. Altså det er jo sidste garn, er det ikke? Jo, det må da være. Altså det nok kommer snart. Ej, der er en med. Det er på det vel. Hvad skal vi gøre med den? Tror du ikke, de skal bare her i skydebanen og smide dem ud igen? Nej, fanden rende skal jeg af, da. Skal jeg sgu nok få den. Det er skudt første gang. Det her har jeg prøvet før. Det er godt, jeg kommer. Ja, for helvede. Ellers så kunne jeg ikke. Jeg kunne ikke have taget dem alle sammen selv. Så kunne jeg sgu have holdt det, ikke også? Men jeg er godt nok her, at der ikke sidder noget fisk i. Ja, det er jeg også. Men det er sgu meget vand. Vi kan sejle meget tæt på land.
okei. Ma ei jõua isegi rääkida. Der var han. Ja, så den kom op. Ja. Jeg tror, det var så meget lort ind. Der har været så meget strøm. Nå, her er så ikke så meget skidt her lige til sidst. Den er ikke færd. Du har måske ikke været ankel, det har været ikke stærkt nok. Jo. Godt nok. Det er fint. Nå. Nu skal vi have lidt balance i båden, for vi kan sige hjem. No näet kalorittelu. Nüüd on vaja kuidagi nüüd puhtaks teha. Vaat. See saab põnev olema. Paistab, et mu kalapraadimine jääb täna ära. Siit me enne mööd koju ei saa. Siit me ennem õhtut koju ei saa. Kumm on päris tühi. Kumm on päris tühi. Ikka kõvasti siita sees. Idatuul oli. Det er østvind, ja. Det er nok derfor. Det er østvind. Ja, det er der. Det er der. Det er det derfor. Ei suure siit tagapoolt küll arvestada. Ja, et paat kannab. Minu paat ei oleks küll seda välja kannatanud. Jah. Du begynder ikke lave noget i det. Nej. Mine väike. Vaadake sellest. Üks suur lest. Ja 4 tonni eest sitta. Tema kodak hårdt, må jeg sige. Det er fandme hårdt. Jeg ved det godt. Det har været lige ved at stille træs på, og jeg har sgu. Et nüüd on see teema veel, et kuna siin on niisugune last peal, siis peab väga vaikselt minema, et ta võib visata ümber siin tümak. Niimoodi on küll põhja läinud, et iga aasta läheb. Aga no see on vana mõrrapaat, siin oli suur mõrravints peal. Ikka
lood. Siinpool aga no ega midagi, nüüd te nägite siis. Taastas ära siia tulemine ja aga no ta ei oleks üksi kätte saanud neid värke. Ta ütles ka, et poleks mind olnud, siis oleks need jäänud siia. Siis tal on parem käsi on haige. Aga selge, ega siis nüüd nägite, väga huvitav oli ja palju kala ja nüüd hakkab töö, mida te kindlasti ei viitsi vaadata. Vaat. Homme plaan on selline, et homme siis võtame treileri taha ja kui on kõrge vesi, siis tuleme treileriga randa ja sõidame paadiga randa ja siis tõmbame uuesti veel kõik treileri peale. Ja siis läheme hakkame puhastama. Läheme teeme puhtaks. Vaat, nii on laad. Läheme viime kaldale paadi. Vaadake, mingi jurakas siin põhjal. Ah? Ja, du kan lægge det op i den side her. Der er plads her foran. Vil du så gå ind? Ja. Du sejler? Jeg sejler helt ind. Okay. Nii. Homme läheb treileri peale see pull kõik ja tuleb hakata puhastama, jumal tänatud, et see võrgu puhastada. Muidu oleks see täitsa lõpp. Vaadake ilus põhi, siin on kivine ja merikas laseb ringi siin. Huvitav, et ei ole, seal vist üks on. Hüüab seal. Siin muidu see äär on väga hea meriforelli püügi jaoks. Homme on siis suur tööpäev, kurat, mul ei ole üldse aega. Need tulevad kolmapäeval juba inimesed. Aga ma pean tulema neile vanematele kaluritele appi. Siis ta üksi ei võta elu siis treileri peale ära. Pärast klaarida ta saab küll treileri pealt. Need on vaja kõik treileri peale tõmmata. Leidma selle momendi. Läheb veel autoremonti ka neljapäeval. Mis neljapäeval? Teisipäeval. Olen päevast ära väsinud juba. Lebaüss on seal. Lebaüss peab tulema hakkama nüüd sikutama nüüd. Aga selge, eks ma homme teen väikse lühivideo, kuidas treileri peale läheb. Et nii seal ikka. Läks kuidas läks, nii see kaluri elu on. Üks päev saad kõvasti, järgmine päev saad kõvasti nussi ja ongi kõik. Vähemalt kuskilt. Põhi on ilus. Põhi on ilus. Vaat. Lebaüss filmib seal.